Augusti viimane nädal tuleb väga põnev, nii et vaatame kohe, ma näen siin juba päris põnevaid asju. Mis oli tea, ma olen Anneli, elukutseline tarolugeja, joondusstrateegia ja suhtetervendaja. Siin siis, et näidata pisut valgust sellele, et mis see nädal meile toob. Nädal toob selliseid suuri muutusi tööalastes küsimustes. Just see balanss töö ja koduse elu vahel. Et selline, ma ütleksin, et selline stabiilsus, mis sa oled loonud, et see ei kanna enam, tahaks sellest minema kõndida. Kas siis on inspiratsioonipuudus, töö ei ole enam nii heade tingimustega kui varem või siis on vaja uut tööd. Aga selline, kuidagi mingi kurbus tuleb esile, et see, kuidas sa maailmaga suhestud, maailmaga suhted, et see justkui ei kanna praegu. Et manitsetage see siin, et olla ikkagi oma keskmes, teha tarku valikuid, et isegi uued võimalused, uued uksed avanevad, et mõtle see siis läbi, vaid ära siis kuku lammutama, et sinna see torm kukub ümber, eks ju, ja pärast on selline, kehv tunne, et liiga kiiresti tegid ennatlikke otsuseid. Et selline mingist abituse tundest nagu edasiliikumise energia, et mingid sügavad suhted, uued suhtlused justkui tõmbavad siin mingis uues suunas. Aga sellegi poolest rahulikult võtta hoopis aega endale. Et kuidagi juhatatakse siin nagu sügavamale minema, veelgi sügavamale siis selle sisse, et mis osas siis oma elus sa tunned, et asjad ei ole päris nii, nagu sa tahaksid, mis ei täida sinu hinge, mis tekitab sus väsimust, rööb su energiat, et mitte siis hüpata kuskile mingi uue elevust tekitava võimaluse või inimese energiasse siis kohe, vaid pigem võtta aega, rahulikult tunneta, mis see on, et ära asenda ühte teisega, vaid pigem lihtsalt tervenda see koht ära, et mis osa sinust hoiab sind elus tagasi. Vaata, mis see on siis, mis hoiab meid tagasi. Klassikaliselt, eks ju, miks on perekonstellatsioonid nii ja üldse konstellatsioonid nii olulised, sest peremustrid, eks ju, lapsepõlve mustrid tulevad siit jälle esile, mida on meile õpetatud, mis puudutab siis seda, kui julged me julgeme olla. Siin on see lõvi energia ja tugevus, julgus, et kas sa julged särada, kas sa julged olla. Lõvi on selline, kes möirgab, tema julgeb olla see kuningas džunglis, eks ju, ta ei hoi ennast tagasi ju. Et kas sa julged seda energiat vastu võtta endas või oled sa õppinud, siin näitabki, et see, mis sa õppisid, eks ju, elu jooksul, et kas sa oled õppinud siis kuidagi sellest enda väest kõrvale vaatama. Et kas sulle lapsena võib-olla öeldi, et kus ära karju nii palju või mis iganes see oli, eks ju, et need mustrid nüüd tulevad päeva korrale. Midagi kus maha, vaatame. Näed, siin maha kukuvad kaardid ka on enamasti väga olulise sõnumiga, et siin näitab seda ebapiisavuse tunnet, siin on nagu näed selline mees siis, kes vaatab naabri vili kasvab, aga tema oma ei kasva, et ta võrdleb ennast kogu aeg teistega ja see on just tulnud lähedastest, eks siis armastatud inimeste poolt, selline tunne, mis on sulle siis õpetatud ja sisse kodeeritud, et sellest üle saada. Nad siin näitab, et usalda täiega seda, et saatus siis aitab, eks ju, Wheel of Fortune ja tõesti aitab sind, aitab sul seda koormat kanda, aitab sind õiges suunas, balansi suunas liigutada. Üldiselt alati, kui me küsime abi või toetust, siis meid liigutatakse selle balansi suunas. Et kõik oleks balansis, et elus tuleb kogeda kõike head, halba, tumedat, heledat, et lihtsalt lõpuks me jooksime selle balansini, kus enam ei pea selliseid suuri nihkeid toimima, et me kuidagi enda küljed maha liiviks ja tuleks oma keskmesse tagasi. Et lõpuks see nirvana, eks ju, tegelikult ei ole ju selline õnnistatud olek, on tegelikult rahu. Selline rahulik, kust sa vaatad häid asju, vaatad halbu asju, sa aksepteerid, need on nagu on. Mul on ikka see rahu, see baas on kogu aeg olemas enda sees. Et siin näitab selline õpitud abitusega tuleb tegeleda väga palju ja kuidagi tuleb selline soov, et tahaks tähistada oma saavutusi, olla inimestega koos, panna pidu, võib-olla isegi, et jagada seda, mida ma tahan, aga ikkagi kutsutakse üles olema natuke enda energias. Sest muidu võib juhtuda nii, et sellepärast, et sa tahad lihtsalt seda lähedust ja lähedaste heakskiitu,
võib-olla teed ennatlikke otsuseid. Just sellest vaatevinkist, et mis teistele tundub kuidagi äge või prestiižne. Et eks need alateadlikud mustrid me tahame ikkagi heaks kiitu ja sellist asja mõjutavad meid tahes tahtmata, et näitab jällegi, et kui on võimalus töölt koju jääda isegi, siis võta see, et selline kodus olemine, oma ette rahulikult olemine ja selle ebapiisavustundega tegelemine on praegu kõige kasulikum, mis sa saad enda jaoks teha. Isegi näitab siin, et jällegi kaardid keeduvad, eks ju, et isegi minema kõndimine asjadest lihtsalt, et võtta endal aega on hea. Ja siis sa leiad endast selle tugevuse ja näed nagu neid peremustreid läbi, mis võib-olla seda tugevust ei toetanud. Üleüldse ka tööalaselt kuidagi tuleb selline energia läbi, et kogu aeg tunneks enda üle nagu sellist mitte uhkust, vaid pigem sellist tunnet, et äkki ma ei teinud ikkagi piisavalt ja kõik see stabiilsus, mis ma lõin, et kas see on piisav ja kas see jääb püsima. Siis kõhklused, kahtlused, natuke enda üle kohtumõistmine, eriti just mis puutub külluse loomist, et selline natukene nagu mingisugune distants tekib enda ja minu töö vahel, et isegi resistantsus, et võib-olla ei tahagi sellega tegeleda või töö otsimisega, kui sul tööd ei ole parajasti, et mingi süütunne ja kogu aeg selline endaga vaidlemine ja kuidagi enda üksi hoidmist alateadlikult, on tunne, et peaks nagu tegelema millegagi, et miks seda inspiratsiooni küll ei ole, kui enne oli, kus ta siis nüüd on, aga see on okei, et nädala energia kutsubki vaatama endasse ja tõesti enda sisemaailma. Mingi kurbus on ka seal all, ma näen, millest on vaja õppida, just lapsepõlve teemad tulevad esile hästi tugevalt. Praegu on selline lapsepõlve tagasimineku hetk, ehk siis mida varasemasse noorusesse me läheme, seda suurema, võiks öelda, muutuse me saame elus luua, sest mida vanem on see trauma või mingi muster, seda lähedasem on see sellele juurtraumale nii-öelda. Nii et elus üldiselt, kui algab see nii-öelda hinge tume öö, eks ju, ja see vaimne ärkamine, siis me liigume justkui ajast tagasi, nagu see Benjamin Button, see film, et alustad nagu hilisematest traumadest, liigud järjest nooremasse ikka üldiselt ja jõuad kohe sinna sünnini välja. Et see on hea, et lapsepõlve teemadega tegeleda. Ja üks hea praktika, mida julgen soovitada biosensoorsest psühholoogiast, mida ma ka 6 aastat õppisin, on selline, et sa joonistad endast pildi lapsepõlves. Aga teed seda niimoodi, et sa oled meditatsiooni seisundis. See ei ole lihtsalt pilt, vaid tõesti energeetiline mälestus. Ja nädal aega siis vaatad seda pilti, mediteerid selle ees, vaatad seda, tunnetad seda ja vaatad, mis hakkab muutuma. See on selle enda sisemise lapse vastuvõtmine. Ja see pilt hakkab sinuga rääkima. Et vaata, mis juhtub, soovitan ära teha. Kui sa võtad väljakutse vastu, anna teada kommentaarides, oleks tore näha, kas keegi julgeb sellist asja tegema hakata. See on üsna intensiivne protsess. Et see ei ole lihtsalt, et joonistan kriipsu juku ja siis vaatan oma ilusat kunstiteost, vaid tõesti mine sinna sisse ja energeetiliselt tunneta. Võid isegi panna mingi meditatsiooni muusika käima, kui sa joonistad ja ole tõesti siis endaga. Et selline stress, mis elus on, mis tekitab seda, et sa kuidagi hoiad ennast elust kõrvale, võimalustest kõrvale, et see tuleb ikkagi sellest lapsepõlve mustrist, et nagu see saavutusvajadus ja see, et tahaks inimestega koos tähistada, aga samas tahaks tegelikult õppida mingisuguseid asju, teha mingeid asju, mis ei sõltu välisest, mida ma ei pea kellelegi ütlema, et ma teen või et ma saavutasin midagi. Et tahaks seda päris motivatsiooni, seda ehedat motivatsiooni, mis tuleb minu enda seest. Hoolimata sellest, mis teised teevad, ütlevad, tahavad. Et see ongi selline, sageli me teeme mingeid asju sellepärast, et nii on õige või nii eeldatakse või et inimesed vaataksid siis mulle alt ülesse. Aga see ei tähenda, et see on päris motivatsioon. Et kus see rõõm on, kus see voolavus on, et mul on tunne ja ma teen. Mida see, et ma peaks. Et see peaks, võtab selle rõõmu ära ju. Et siin ongi see, et mõtle sellele, mis sa tahad. Ja kui sul on selline, ei ole päris kindel mingi asja suhtes, siis on selline kahtlus, siis tõesti see eraku energia selles nädalas on päris tugev, et
soovitan võtta endale aega ja puhata ka, et siin on selline endaga vaidlemine ja kahe vahel olek tegelikult väsitab kõige rohkem. Et aga vahest ei saa teha kiireid otsuseid, isegi kui väga-väga tahaks juba edasi põrutada ja asju tegema hakata, aga praegu on kuidagi tõesti selline intensiivne päiksevarjutus oli ja lõvivärav ja siin on hästi palju ka energeetiliselt intensiivseid asju praegu, mis toovadki meid nii-öelda meie vana mina, see lapsepõlve mina ja meie praegune mina justkui saavad kokku ja siis nüüd on nad kuidagi siin nagu erinevad tasandid virvendavad üksteise peal ja all ja on natuke segane, et selline minevik, olevik, tulevik saavad kokku, aga see on okei, kõik on hästi. Et rahaasjades samamoodi, jällegi see ebapiisavuse tunne ja sügavate ühenduste otsimine ehk siis töökoha valik, rahaliste otsuste tegemine, kõik need on seotud sellega, et sa tegelikult otsid sügavamat sidet ja seda perekonda või seda perekonnalikku toetust. Et jällegi kutsutakse üles mõtlema, et kui raha ei ole küsimus, siis mis tööd sa tahaksid teha, mis projektidega sa tegeleksid, kuhu sa oma raha suunaksid? Mis on see sinu enda isiklik rõõm? Et siin ongi selline küllusloomise aeg siis õiglaselt selles mõttes, et see, mis päriselt teeb sind õnnelikuks, mis on sinu see õnnevalem, kui sa kirjutaksid muinasjutu ja oleks see, et nad elasid elu lõpuni õnnelikult, mismoodi see välja näeks siis. Võid isegi kirjutada muinasjuttu, vaata, mis sealt välja koorub, sest sõnal on jõud ja vägi ja muinasjutud teatavasti kandsid endas väga palju energiat ju. Jäid meil eluks ajaks meelde, et sellised muinasjutud ja üldse lood, miski pärast me kutsume muinasjutte, nagu see oleks mingi luiske lugu või miski, mis ei ole päris, aga tegelikult see ju, kuidas ma ütlen, õpetab meile ka päris elus väga palju. Et see, et hea lõpuks võidab ja see, mida me usume, see ju ennast loob. Jällegi see eraklik energia õppimine, et õpi, loo, näed, siin on isegi ta nagu justkui nokitseb, kirjutab, nii et ära karda siis tõesti kirjutada päevikusse või kuskil vihikusse mingeid lugusid. Et see on ka loominguline lõbus, kui tuleb tunne, siis tee. Suhetes on selline võrdlemisi, ma ütleksin rahulik etapp, üleüldiselt, eks ju, see on kollektiivne lugemine, aga kus nagu asjad on õiglased, ei anna nagu liigselt selleks, et elada kellegi teise maailmas, sa oled oma maailmas, nemad on oma maailmas ja kokku tulete tervikuks, eks ju, suhtes on ju 3 komponenti, sina, tema ja see suhe, et ei pea kumbki ohverdama oma maailmapilti või oma tegemisi selleks, et see suhe toimiks, kui asi on eluterve. Et selline palju on õpitud, kuidagi konfliktide vältimise koht ja selline rahu, et kuidagi õnn ka ja taevas või teejuhid siis, eks ju, kuidas me nimetame, ka nagu aitavad selles osas kaasa, et oleks see balanss, et praegu ei ole asi üldse suhetes, kui tulevad mingid reedetuse tunded või kohad, kus sa oled teistest mõjutatud, et pigem on see perekonna mustrite lahendamise aeg ja seega suhetes nagu ei ole see fookus ja ei peaks olema, et tasub minna sinna varasemasse aega, kui mingid asjad tulevad esile, et see ei ole sinu suhtes praegu või mingid asjad hakkavad tiksuma, et vaata oma lapsepõlve. Ilmselt see muster tuleb sealt, kui mingid probleemid on. Ikkagi näitab sellist kodust elu, kodus nagu sellist olemist rahulikku ja kui tahaks minna tähistama või koos lõbutseda kuidagi, see toob tegelikult sellist pigem negatiivsed tunded pinnale, et kui sul on mingisugust sündmus, kuhu sa pead minema ja tekib selline abitu tunne, ma ei tea, kas ma tahan minna, ma ei oska nüüd öelda, usalda seda, sest see eraku energia on päris tugev praegu ja on okei endale ju aega võtta, et alati saab üksteisele seda nagu väljendada, et võib-olla mul on praegu vaja aega iseendaga. Ära tunne süütunnet jälle, siin on see, et ei ütle oma partnerile, lähed hambaid kiristades kohale või siis tunned nii suurt süütunnet, ei taha sellest rääkida, räägi ikka. Räägi, sellepärast, et see aitab seda lahustada ja saate üksteisele kuidagi väljendada, kus te parajasti olete. Et selline rahulik koduga tegelemise aeg ikkagi, enda eest hoolitsemine, et selline puhkust on vaja. Kogu aeg mingi kahevahel olek on siin olnud pikalt sul juba, muudku mõtled nii või naa, see on juba väsitav, sest kogu aeg ajus ketreb midagi samal ajal taustal. Et selles mõttes
ütleb, et ära otsusta veel ära. Ma tean, tahaks on ju kiirelt teada, kiirelt tegutseda, aga ütleb ikkagi, et siis on rohkem seda stabiilsust ja rahalist küllust ja jõuate perekonna asjadega tegeleda. Vahest on see, et kui me oleme väga väsinud, meil on mingi raskuskoht, siis, ja me ei saa edasi liikuda, see, et me oleme paigal, peame olema korraks kinni sellest tundes, et see annab meile võimalusega tegeleda oma mustritega. Sest me ei saa kuhugi põgeneda, kuhugi joosta, millelegi keskenduda, sest me peame siin ja praegu istuma, kuni me lõpuks oma selguse saame. Et parim on vahest lihtsalt küsida teejuhtidelt, et ma lihtsalt selgust selles, mis teeb mind õnnelikuks. Nii lihtne ongi, sa ei pea küsima, et ma tahan teada, kas see on õige või mis ma pean tegema. Lihtsalt küsima, ma tahan selgust. Tahan liikuda sinna poole, mis teeb mind õnnelikuks. Küll sulle saadatakse märke, et jätad nagu lahtiseks, siis neil on rohkem mänguruumi, sest kes saab kindlalt väita, et valik A või valik B on need kõige paremad, võib-olla on valik C, millele sa mõelnud ei ole. Et nii saab universum sulle tuua kõik, mis vaja. Et see viib tavaliselt rohkem sihile. Vaatame rahateemadel ka. Veel äkki tuleb midagi. Ikkagi kordavad jälle üle, et kui sa oled kedagi aidanud, keegi on sind aidanud, siis ikkagi sees on selline ebapiisuse tunne, et kui sa teed valikuid sellest seisukohast, et tugevdada oma suhteid inimestega, mitte praktilisest vaatevinklist või sellest, et mis teeb mind rikkaks või õnnelikuks iseendana, et natukene selline teistele andmise energia on siin kuidagi, et sellest tuleb ära minna, selle eest tuleb ära minna, ja näitab, et selline tegelikult sisimas tahaks nagu rohkem tähelepanu, sellist imetlust isegi ma ütleksin, ja need uued uksed, mis avanevad, tahaks, et seal oleks rõõmu ja seda loomingulisust ja inspiratsiooni, et ei teeks teiste pärast, vaid enda pärast. Tuleb õppida taas rõõmu tundma. Lapsed ei mängi ju sellepärast, et vanemad ütlevad, et nüüd sa mängid ja siis nüüd laps läheb, ma lähen siis mängin selle auto või nuku, kas ma nüüd võin ära lõpetada või et laps vaatab, nukk või auto, jess, ma lähen mängin. Ta ei oota seda heakskiitu või seda sellist keegi kellaga tal kõrval seal istub ja ma ei tea, klõpsutab, et ta lihtsalt mängib, ta unustab ennast ära ja tema jaoks aega eksisteerivad. See koht on vaja endas üles leida uuesti. Vallaliste jaoks ka on kuidagi selline energia, et kui sa proovid väga aktiivselt kuidagi siin kohtingutel käia ja tähelepanu võita, siis see tekitab natuke isegi viha mõnes mõttes, et miks ma ei paista silma või miks mind ei märgata, miks ma ei sära, ma ei ometigi näen hea välja, milles asi on. Aga tegelikult vahest on see, et sind hoitakse, isegi kui sa seda ei tea. Ehk siis praegu suunatakse eraku energiasse, endasse vaatama, et maailm seetõttu kuidagi sinu teejuhid juhivad asju, väikest asjade kaupa, et võib-olla sina kõnnid mööda, miski kukub, see inimene vaatab hoopis teises suunas ja ta ei märka sind, sest et lihtsalt juhitakse nii. Võta see vastu, see on okei. Sinuga ei ole midagi viga, midagi ei ole halvasti, sa ei ole järsku 10 korda koledam, kõik on hästi. Et selline õppimise aeg, enda mustrite märkamise aeg, et kõik, mis tekitab sellist reedetuse tunne, miks mind ei nähta, miks mind ei taheta, see on sinu baasmuster. Kus see tuleb, ikka perekond, et see, et sul lastakse natuke üksi olla, aitab sul tegeleda oma ebapiisavuse tundega. Kes oled sina, kui keegi sind ei märka? Kas sa oled midagi väärt? Kas sa oled ilus, kui sa peeglisse vaatad, ilma et keegi teine sul komplimenti teeks? Võt see on nüüd just täpselt see energia, mida nädal sinu jaoks nagu loob, sinu ümber. Ja näitab ikkagi, et kui sa tahad välja minna, tahad sündmustele minna, möllata, ikkagi kutsutakse koju jääma. Igav on ju, aga võib-olla, aga võt kutsutakse endaga olema ja vanade südamevaludega tegelema. Et vahest see, et me võtame aja maha, aitab meil palju kiiremini edasi liikuda, et siin näitab jälle, et kui sa puhkad, see on see puhkus, eks ju, kui sa surmani väsinud ikkagi, siis puhka ja see aitab sul kiiremini edasi liikuda elu tervemalt ja tööalaselt siis hakkavad asjad voolama, näitab siin ka. Ja liigud selles suunas, mis teeb sind õnnelikuks. Nii et ära karda, ühe nädalaga ei juhtu veel midagi, keegi jookse eest ära, õige inimene jõuab su ellu nii ehk naa. Või kui ta juba seal on, siis küll ta ära ootab. Kokkuvõtteks siis. Nädal toob võimaluse vaadata oma lähisuhteid,
ja seda, et kui sa hakkad uusi võimalusi vastu võtma oma elus, mis siis päriselt sind inspireerib, mis päriselt sind sütitab, mida sa ei tee lihtsalt sellepärast, et mida teised arvavad või tahavad või soovitavad. Et see sisemine kurbus kuidagi sellises kohas, et kuidas sind toetatakse ja kuhu sind suunatakse, et kas see vastab päriselt sinu enda sellisele rõõmule, õnnele, kas see on päriselt sinu jaoks. Et kui ei taha vastutust võtta mingite asjade eest ja tunned, et tegelikult võib-olla see tekitab sus ärevust hoopiski, hirmu, segadust, et istu sellega natuke. Võta endale aega, naudi kodus olemist ja leia endas see autentne jah, mis tekitab sus elevust jälle. See lapselik rõõm tuleb endale meelde tuletada. Me kaotame selle kuidagi elus ära, aga tuletas endale meelde, mis tunne see on, kui sa teed midagi ja sul kaob ajataju, sa lihtsalt teed, sul on täitsa suva, mis inimesed ümberringi teevad või arvavad või mõtlevad, sina lihtsalt teed ja see on tore. Proovi ära. Ja näitab siin õppimist. Ja õpi selle kohta tõesti, et mis on pannud sind ennast väiksemaks tegema. Kes need on, mis see on? Ära tee ennast enam väiksemaks. Julge lihtsalt rõõmutsustada. Laps ka läheb, laulab laulu, ta ei karda selle pärast, et mis keegi arvab. Leia see koht taas, kus sa julged laulda, tantsida, möllata, luua, teha. Et see on see, mis paneb sind päriselt särama ja loob sellise maailma, kus sul on küllus, sest küllus tuleb rõõmu peale. Rahale meeldib mänglevus, lapselikkus, selline enesekindlus. Nii et avasta seda ja elu läheb väga huvitavaks. Ja kui sul on mingid küsimused, mis tulevad õhku, siis saad minuga aja broneerida. Enamasti vastan 24 tunni jooksul ja saame kohtuda või videokõne teha. Nii et siis anna teada. Aga igal juhul ilusat nädalat.